No hei, mina teen sulle videot täna siit mere äärest. On imeilusad kevadilmad ja ma loodan, et sina naudid ka täiega. Mina püüan küll võtta viimast nii palju kui saab. Ja siin taga taustaks, ma arvan, nende ilmadega on hea teema, millest sinuga rääkida. On süütunde teema. Kuidas vabaneda süütundest? Süütunnet on ju meil naistena eriti tohutult. Ükskõik mida me ei tee, me tunneme ennast süüdi. Ja tegelikult tunda ennast süüdi on inimestel üks suurim siis ebameeldiv tunne, mille eest me püüame põgeneda. Ja eriti naistel. Meestel on see võib-olla isegi rohkem häbi. Aga naised ja süütunne. Alustame perekonnast. Kui ma lähen tööle ja mul on lapsed, siis ma tunnen ennast süüdi, et ma olen rongaema, ma ei tegele piisavalt oma lastega. Võib-olla ma tunnen ennast süüdi, et mees tahab muga koos aega veeta, aga mina lähen jälle omi asju ajama. Minu puhul täiesti tavaline näiteks. Ma tunnen ennast süüdi, kui ma päevasel ajal näiteks oma töölt lähen, võtan lõunapausi ajal, tulen mere äärde jalutama. Sellepärast, et ma ju ometigi peaksin tööd tegema. Ja nii edasi. Ma tunnen ennast süüdi, kui ma ei ole saanud võib-olla oma kolleegile lubatud ülesannet veel ära teha, mis siis, et võib-olla isegi tähtaeg pole käes, aga ma ikkagi tunnen ennast süüdi. Ja? Või siis ma tunnen ennast süüdi, kui ma pean ütlema ei. Aga kust see süütunne tuleb? See on sinu töö üles leida, kui sa tahad sellest süütundest vabaneda. See on üks asi. Aga kuidas süütundega hakkama saada, kuidas sellest vabaneda, kuidas see käib? Kõigepealt on see, et on olemas laiad mustrid, mis meil kõigil on valdavalt paljudele sisse kodeeritud, näiteks millistes kohtades me peame ennast süüdi tundma. Näiteks need samad näited, mis ma just tõin sulle. Aga samas on ka meil igal ühel oma eripärad. Ja esimene asi, kuidas oma seda süütunde koormust vähendada või vähemalt leebemaks muuta endas, et sa saaksid oma unistusi näiteks ellu viia, siis on kõigepealt vajalik iseendaga rahu teha. Ma olen sellest varem rääkinud, kuidas seda teha. Andestamise meetod. Kõigepealt ma tunnen, kust see süütunne tuleb üldse, kust see minusse saanud on, miks ma tunnen ennast selles situatsioonis süüdi. Ma teen andestamise meetodi läbi. Oma enesekindluse koolituses ma olen täiesti sellise andestamise meditatsiooni loonud, nii et kui sinul on oma asjadega tõsi taga, tahad kergemalt hingata, enese kindlamalt unistuste suunas astuda, siis ma väga soovitan neid tööriistu sealt koolituselt enda jaoks õppida ja neid kasutada, sest mina kasutan neid siiamaani. Aga võib-olla mitte nii, kestvate tulemustega, küll aga kui sa täna hetkel tunned ennast päriselt süüdi mingis olukorras, siis üks võib-olla leebem viis, kuidas süütundega hakkama saada, on see, et ma selles olukorras, kui ma hakkan midagi tegema või ma midagi teen ja ma tunnen ennast süüdi, siis see on kriitika iseenda suhtes. Aga ma pööran selle kriitika negatiivse sisekõne, ma püüan pöörata seda positiivseks. Ja kuidas ma seda teen? Niimoodi, et kui ma tunnen, võtame näiteks selle laste näite, et ma tahaks kauem tööd teha selleks, et oma, äris, karjääris, mis iganes ametil paremaid tulemusi tuua. Ma tahan tuua tulemusi. Aga võib-olla see on ajutiselt, ma ei propageeri seda, et sa peaksid seda kogu aeg tegema, aga aeg-ajalt on meil elus selliseid perioode, kus me võib-olla tahame rohkem keskenduda töö tegemistele, iseenda arengule ja nii edasi. Ja see võib-olla aeg tuleb siis minu pere arvelt. Minul samamoodi, eriti praegu mul on väiksed lapsed, siis ma kipun ennast süüdi tundma. Ja mis ma teen? Ma mõtlen, kui mina pean minema nüüd oma tööasju tegema või kas või tulema siia iseendaga tegelema, oma visiooniga tegelema, ma võtan iseenda jaoks aega,
ja tunnen ennast süüdi, siis ma mõtlen, et aga miks see hea on? Miks on hea, et ma nüüd tulin ja mitte ainult hea mulle, vaid hea minu lastele, kelle suhtes ma siis tunnen süüdi, hea mu mehele, on ju, kelle hoolde ma näiteks jätan lapsed või siis kui lapsed on kellegi muu nii hoolitseda näiteks vanem, on ju, et siis miks see hea mehele on ju. Ja ma leian sinna 3 põhjust, miks see on hea. Seal võib olla sees see, et miks see mulle hea on ja see võib olla sees see, et miks see mu mehele hea on. Naised, kes tunnevad ennast nii-öelda emana süüdi, olen ma toonud ka näite, et miks see siis on hea. Ja üks asi on see, et kui sa tegeled iseendaga, on ju, siis enesekindluse tõstmisega näiteks. Ma ei tea, püüdled selle poole, et teha tööd, mis sul päriselt silma särama paneb, mis on su unistustes ja sa ei ole julgenud neid sammude ette, aga nüüd sa tegeled sellega, et sa julgeksid neid samme võtta, on ju. Kui sa teed iseendaga tööd, sa tõstad oma enesekindlust, eneseväärtust, siis sa oled palju rahulikum inimene. Nüüd mõtle, kui sa lähed koju ja oled palju rahulikum ja õnnelikum sina, mis su pere elus toimuma hakkab? Mis suhetega toimub? Suhetega lastega, suhtes mehega või võib-olla naisega, oleneb, kas sa oled mees või naine, kes sa seda praegu kuulad, on ju. Aga mis toimub sinu lähisuhetes? Kui sina oled rahulik, kui sina oled õnnelik, siis mida sa välja lased? Me oleme peegeldamist ka rääkinud, on ju. Ja mis sulle siis hakkab vastu paistma? See on üks põhjus. Miks on see hea sulle ja miks on see hea ka tegelikult sinu mehele, abikaasale, elukaaslasele, kellele iganes, on ju. Võib-olla naisele. Nii, edasi. See on üks põhjus. Miks on hea, et su abikaasa ja lapsed saavad aeg-ajalt ilma sinuta koos aega veeta? Kui me räägime emaks olemisest, siis kuidas on kodus nii? Kui ema on kodus, siis lapsed on emme, tee seda, on ju. Jah, mul on täpselt samamoodi. Ja kui emmet ei ole, siis mis juhtub? Nad pöörduvad issi poole, on ju. Ja issi loob sellega suhteid, kui meie ei ole seal supermom, superemana vahel, kogu aeg ei vasta kõikidele küsimustele ja nii edasi. Siis tulen mina sealt vahelt ära ja mu mees, minu laste isa, siis minu näite puhul, saab luua sügavamaid suhteid oma lastega. Teinekord on see väga nii-öelda siis väljakutsuv, on ju. Me teame, mis olukorda võib lastega tulla, aga raskused lähendavad ja nad saavad hakkama. Usalda, nad saavad hakkama. Ja mis teeb see nende suhtele? Kuidas mõjub see minu lastele, kui nad saavad isaga lähedasemaks? Nad saavad enesekindlust, nad õpivad mehe-naise tasakaalu ja nii edasi. Et see on jällegi positiivne, on ju. Ja 3. näide, kui mina olen õnnelik ja hoolitsen iseenda unistuste eest, siis mu mees on õnnelik, sellepärast et talle on endiselt olemas see kaaslane, kellest ta kunagi armus, sest siis sa tegelesid iseendaga ja oma unistustega. Sa olid sina ise, on ju. Sa ei olnud ennast kaotanud ema, naise, ma ei tea, mis iganes rolli ära, on ju. Ja sa oled endiselt veel see inimene, on ju, kellesse tema kunagi armus. Nii, ja lastele, miks see on hea? Lapsed õpivad valdavalt eeskuju pealt. Me võime neile öelda ükskõik mida, aga kui me ise näitame ees, siis nad vaatavad just selle pealt. Ja kui sina näitad lastele, kui oluline on tegeleda enda unistuste elluviimisega, teha seda, mis sind rõõmsaks teeb, võtta enda jaoks ka aega, et olla õnnelik, siis sinu lapsed on ka tulevikus õnnelikumad. Ja just sellepärast, kui mina tunnen ennast sellistes olukordades süüdi, siis need on minu suurimad põhjused ja ma patsutan endale õlale, tubli Liina. Et sa iseenda jaoks aega võtad ja sellega ka tegelikult oma perekonda teenid. Loomulikult on igasuguseid näiteid, kus me ennast süüdi tunneme, seoses vanematega, suhetes kolleegidega, ülemustega ja nii edasi. Otsi sellele 3 positiivset joont. Positiivset, mis puudutab sind ennast
ja mis puudutab neid teisi osapooli, on ju. Ja siis sa saad need asjad, oma unistused ellu viia palju rahulikuma südamaga ja ei pea kartma, et keegi kuskil ennast kehvasti tunneb või et sind kuskil maha kantakse, on ju. Ma soovin sulle ägedat, mõnusat, kevadist sooja ja süütundest vaba alanud nädalat. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau!